Tervitus! Oleme taas Hutu ja Tutsi shows. Meil on Nääri eri. Järjekorra numbri poolest on meil saade number 23. Mina olen Aafrikast ja olen Hutu. Minuga on Reimi Eestist, eurooplane. Ja täna me siis jätkame oma rasket ja tänuväärset tööd. Tutvustame genotsiidi kultuuri, edendame genotsiidi haridust, jagame genotsiidi fakte ja ka õiglaseid genotsiidi hinnanguid. Ja siis sellisel genotsiidi kultuuri ja pärandi lainel läheb Reimi sissejuhatuse juurde. Ja tervist! Kuna meil on täna tegemist Nääri saatega, siis ma olen laua peal ka kuusk, sama kuusk, mis oli eelmine aasta, ega midagi muutunud ei ole. Ise raiusime selle kuuse maha siit. Nii, siin meil on sedasi, et ka ehted on samad, mis eelmine aastaga, et kuna siin on, ütleme nüüd Euroopa väärtused pole nagu ka muutunud, kui Sven, ole hea, aga demonstreeri, kuidas see siia kuuse külge nagu läheb. See on niimoodi, meil on kaks väärtust, tarkus ja ilu on nüüd siin ühes asjas koos. Üks asi on siis selline meritäht, võiks öelda. Ja see on väga vajalik asi, see sümboliseerib Eesti 5 aasta arengukava, mis on mõeldud siis homoseksualismi edendamiseks ja on välja töötatud Keldo ministeeriumis. Ja selle, nüüd me ei saa teile päris tippu panna, sest kõige tähtsam on sõda. Sellepärast me paneme selle 5 aastaku arenguplaani siia tipu lähedale. Ta peab tipu lähedal olema. Tipu lähedal ta peab olema ja ülespoole viisnurksest kommunistid muidu solvuvad. Teiste peale me praegu ei mõtle. Kommunistidega. Nii, nüüd on korras selle asjaga. Ja ega teine ehe on ka ikkagi seesama see kuldne see idavedur, mis on... Ei jõua ei osta uusi Nääri ehteid. Ega ei ole vaja ka midagi. Järgmine aasta tuleb Ukraina maks peale, siis jõuad veel vähem osta igast asja. See on ka Brüsseli ja Kiievi vahel see kursseerib ka see vedur ja ütleme, koorem on sama. Nüüd siin alles hiljuti ju võeti see otsus vastu, et Ukraina saab nüüd 90 miljardit eurot. Laenatakse, seda raha veel ei ole, aga kindlasti keegi hea inimene laenab Euroopa Liidul 90 miljardit, et selle saaks investeerida viljakasse mustmulla pinnasesse Ukrainasse, kus kullast sitapotid kerkivad nagu seened. See on väga hea investeering, sest kulla hind, sõbrad, praegu tõuseb. Ja sellepärast on mõtet Ukrainasse investeerida. Mulle üks tuttav arvutas välja, sõber arvutas välja, õigemini laskis selle teiskommunistil välja arvutada, et selle 90 miljardi eest pidi saama seda, ütleme, prooviga 850 pidi saama 7500 seda kullast peldikupotti. Palju see üks pott siis kaalub? Kui palju sinna kulda läheb umbes? No ma ei tea, selleks pean täpsustama selle Aga seda saab igaüks ise tehiskommunisti käest küsida. Palju kaalub üks korralik Ukraina kullast sitapott? Ja seda peab teadma. Sinna me investeerime praegu. Aga see teiskommunist mainis ka ära, et kui see nagu prooviga nagu lahjendada, et näiteks oleks proov 585, et siis saaks oluliselt rohkem neid potte. Aga vaata, see villid võib saada. Vaata, kui selline kõrge auline perse istub selle lahja kullast poti peale, seal võib saada allergia. Et selles mõttes võiks olla 999 prooviga kindlalt nagu investeerimiskuld, et ei oleks mingit pettust. Nende investeerimiskullaga on ka nagu palju ringleb internetis neid videosid ja TikTokis, kus on ka, et ostad nagu investeerimiskulda, et saad nagu mingi väikse kullast plaadikas ja hakkad pealt kraapima, või nagu kulda prooviti vanasti hambaga, hõbedad ka. Hammas sisse ei lähe, midagi teha ei ole. Vaata, kui halvaks on hambad jäänud Euroopa viljastavates tingimustes. Vanasti hammustati kulda nagu vahvlit ja nüüd näed, enam ei tule välja. Et siin on ikkagi tervishoiusüsteemile meil mõningaid etteheited, eriti hambaarstidele, kellel on kõige kõrgemad palgad vist üldse Eesti arstidest. See on muidugi tänu nendele tõuksidele, sest need, kes näol ja asfaldist künnavad, et neid on palju ja neile me soovime häid jõule. Ja Nääre ja head aastavahetust. Plastmas lõuaga saate hapukapsast võtta. Aga teeme nüüd nii, et ennem kui me selle täitsa Nääride juurde jõuame, et räägime traditsiooniliselt mõnedest nagu sükstest päevakohalistest teemadest ka. Ja genotsiidist ka loomulikult, et need on nagu, ütleme, meie... Ei ühtegi päeva genotsiidita. On kurjuse jõudude moto. Jah, ütleme, järjekordne genotsiidi aasta, midagi teha pole.
ja alustame just sellisest tehingust, et mul see pealkirjaks on pandud mul siin, et kopika ja rubla tehing. Rublatehingut, seda ka enam kiputakse ära unustama, millega tegemist oli, aga nüüd on kopika tehing on see, et need 1 ja 2 sendised, mis siit Eestist käibelt ära korjati, et need saadetakse. Korjati ametlikult ära, et neid ei ole enam vaja. Et raha on läinud siis nii palju kallima või odavamaks, et ei ole ühtegi asja, kus oleks see 1 sent nagu oluline. Aga paljudes riikides on see need veel käibel alles ja nüüd ongi sedasi, et need müüaks Lätile maha ja vastu saadakse mingi 2 euroseid. Lätlastel on odavam neid 1 ja 2 sendiseid seal nendega majandada. Mina mäletan sellist lugu, see oli siis Nõukogude võimu eelmise okupatsiooni viimastest päevadest, kus ka oli inflatsioon ja samamoodi korjati seda peenraha kokku, sest seda ei läinud enam vaja, sest inimesed maksid raha pakkides, mitte enam pakk oli 100, eks ole, 100 paberraha nagu ühes pakis, eriti need väiksemad 1, 3, 5, mis seal olid, need olidki nagu selline peenraha. Raha oli nii odavaks läinud ja siis nad korjasid selle, vaata need vasest tehtud mündid, ta ei ole päris vask, ta on mingi siuke vasesulam, et see ikkagi, see sulam maksis palju rohkem kui see raha ise ja siis need müüdi vanametalliks. Ma kuulsin sellist lugu, meiega lehes kirjutati, ma ei oska kontrollida, aga mulle tundub, et sama asi toimub siis praegu Euroopa Liidus, et inflatsioon on juba jõudnud sellesse järku, et peenraha sisuliselt kaob käibelt varsti. Varsti kaovad ka 2 eurosed mündid, sest need on samamoodi. Need lõpuaja märgid kõik, Ja kui nüüd tähelepanelik vaataja kuulab, siis ta kuuleb, taustal on sellised Euroopa Liidu viimased korinad. Et need on sellised nõrgad korinad, sest organism on juba nii viimase piiri peal, aga midagi veel käib läbi seal ja midagi kõhiseb vaikselt. Kahiseb jah. Et selles mõttes olge rahulikult, Euroopa Liit ei ole veel surnud, see on alles ees. Nad surivoodil, ütleme nii. Aga räägime sellest eelmisest, tuletame selle rublatehingu meelde, mis meil oli siis selle niinimetatud, kui niinimetatud vabariik meil siis taastati, selle alguses oli. Ja siis kõik need, ütleme, eelmise okupatsiooni aegsed need rublad käibelt ära korjati. Ja need paberrublad, siis need ju müüdi. Need olid Nõukogude Liidu omad. Ja need müüdi ka Tšetšeeniasse. Alguses pidid nad müüdama, või ütleme, antama Venemaale üle, aga siis nad suhted Venemaaga läksid järjest halvemaks ja siis neid ei antud ikkagi. Aga Tšetšeenia oli ka vist formaalselt Venemaa osa. Tegelikult ta läks õiges suunas, see raha liikus õiges suunas, aga natukene läks. Aga siis polnud veel Tšetšeenia sõjad polnud alanud, aga siis oligi põhimõtteliselt need rublad läksid ikkagi selle Venemaa nõrgestamiseks, nagu tollel ajal. Et selles mõttes peaaegu oleks õnnestunud põlvili suruda, kuna Eesti rahvas oli ka vaene, seda raha oli vähe. Oleks seda raha olnud 10 korda rohkem, seda Venemaad me oleks unustanud sellise asja nagu Venemaa. Ja need korraldajad seal, need anti isegi lõpuks kohtu alla, aga mõisteti õigeks nagu tavapäraselt ikka. Seal olid ju sedasi Mart Laari nõunik Tiit Pruuli oli, siis olid ärimehed, olid Marek Strandberg ja mis ta oli, Agu Kivimägi oli. Seda ma ei mäletagi, Strandberg oli kindlasti. Aga kes see Kivimägi on üldse? Seal olid mingi Soomes registreeritud, nende ühine osaühing oli mingi OÜ Maag. See oli EUS-i nagu finantsväljund või selline tiib. Pangandustiib, EÜS-i pangaosakond. See oli ennem seda, et ütleme, R-hooldused ja need olid veel tulemata kõik asjad, aga see oli parasem. Aga teed rajav, see oli kindlasti teed rajav ja selline nagu hea tahtega tehtud asi, et ikkagi Venemaa kukutada, välja ei tulnud. Mart Laari, tema ju väitis seda, et mingi osa nendest ütleme dollaritest, mis sealt õnnestus saada nende rublade eest, et isegi pensionid olevat inimestele makstud, ma ei tea. Nad ei tulnud selle peale, et pensioniiga tõsta, eks ole, nad hakkasid pensione maksma, näiteks tänapäeval on valitsus nii tark, vaatab, siin on raha, kurat, see raha läheb mul omal vaja, pensionida midagi, mis me teeme? Tõstame seda pensioniiga natukene. Iga aasta mingi 3 kuu kaupa vist käib see umbes nii, jah? See on välja arvutatud, et ütleme, eeldatava keskmise ea tõusuga seoses. Ja keskmine iga tõuseb kogu aeg, sest elu on nii hea. Aga ma lasin ka tehiskommunistil välja arvutada, et kui samas tempos nagu tõuseb see pensioniiga, siis vist ma ei mäleta, mitme aasta pärast oli see pensioniiga oli 120 aastat, aga sinna läks veel aega, et selles mõttes see ei olnud nüüd 10 aasta pärast, see oli hiljem. See on paarkümmend aastat aega, et ühesõnaga meid nagu ei puuduta veel, aga järgmisel põlvel hakkavad probleemid tekkima. Et kui sul pensioniiga on 90 aastat või 100 aastat, siis elu ikka küll tõuseb, aga paraku mitte nii kõrgele. Värske uudis ju mingi ärimees ju, kes seal oli see Tiit Käo, kes ta seal ütles, kes ta see Kaubamäe kopi taga on, kes ta ütles seal sedasi, et praegused need nagu
töötegijad, et ärge unistegegi mingitest pensionitest üldse tulevikus. Aga see on läänemaailmas ka niimoodi. Mina mäletan nõukogude ajast, keegi käis Kanadas. Nõukogude inimene Eestist läks Kanadasse sugulaste juurde ja küsib siis, et millal te nagu pensionile saate. Ja see, kellega ta rääkis, oli ehitusala inimene. Ütles, et ei tea, et meil keegi ei ela nii vanaks, et seda pensioni saada, et kindlalt see iga on kuskil olemas, aga ma ei tea, et see nagu huvita ka, et see on nagu see teooria. Et selles mõttes me oleme nüüd arenenud maailmal ikkagi järgi jõudnud. Ja, nüüd kui seda rublatehingut veel nagu natukene meenutada, et siis oli ju sedasi, et väidetud, ütleme, suur osa sellest läks ikkagi mingi lõpuks jõudis nagu relvatehinguni Iisraeliga. Ja Iisrael sai oma vanad kahurid ära müüa. Jah, palju igasugust muud nodi ka veel. Araablase kõhunahad olevat olnud ka seal kahuri luku vahel. See tuli tasuta. Et selles mõttes see oli päris hea tehing. Ja siin tuli välja, et osad mingi õhutõrjekahurid, et olevat olnud mingi erinevate mingite numbritest, erinevatest osadest komplekteeritud, et tundub nagu mingi nendes kõrbesõdades mingi saadud. Eks vaata, ühest jääb üks jupp järgi, teisest jääb teine jupp järgi. Paned kokku nagu konstruktorist, aga andekad inimesed panevad nagu siukse kahuri moodi asja kokku. Ja siis, kui see välja tuli... Teised andekad inimesed ostavad selle jälle ära, ega siis... Kui see välja tuli, siis nagu lõpuks öeldi sedaseni, et tegemist on kingitusega. Kõige nõrgemale. Ja, kõige targemale. Tõenäoliselt see seekord siis läks. Tõenäoliselt praeguseks on see juba sinna Ukrainale edasi kingitud, et ega siin läheb taas kasutus. Mina ei ole kuulnud, et ukrainlased kurdaksid, et Eestist tulid mingi ilge jama. Ei, kõik on väga rahul, tänulikud, käivad siin visiidil, eks ole, naeratavad. Aga selles relvatehingu vahendaja, ma loeks siin ühe lõigu ette, mis tema sellest asjast arvab. Ikkagi, et nii, see on nagu väga hea. Ja teda maksab kuulata, tema teab sellest tehingust kõike, aga see ei ole mingi ajakirjanikust. Sellest, et oletame, et sedasi, et kui see kopikatehing, kui see nüüd, kui siin relvatehingune jõuab, et mis siis veel saama saab, et kes seda siis vahendama hakkab, et praegu vist, kui need Läti vahendati, Lätis on meil ju see praegu see seltsimees Ossinovski vanemal on seal mingid teemad õhus, et tal mingi... Vist jäi kohtus nagu süüdlaseks. Ja siis mingi 500 000 raha võeti ka talt ära, aga tal on veel, ega see... aga see kahjud on vaja ju tagasi teha ju, No jah, muidugi. Et selles mõttes loodame, et siis härrased Ossinovskid on oma ülesannete kõrgusel ja lahendavad need isiklikud probleemid. Ma loeks selle Leonid Apananskiga, selle ütlemise ikkagi, see relvaostu vahendaja välja ütlemise välja siin, et minu hinnangul oli Iisraeli relvade ost Eesti Vabariigile ühes suurte võimaluste ukse avamine. Absoluutselt. Ja kui nüüd täna 2000. aastal tagantjärele seda ostu hinnata, siis minu arvates oli see ukse avamine Eestile ka väga õnnestunud. Ma küll ei oska hinnata seda ostu sõjalisest ega ka tehnilisest poolest, aga poliitiliselt oli see tehing noorele Eesti riigile paljude ja väga suurte võimaluste avamiseks maailmas. Samuti on oluline, et ost tehti õigel ajal. Edasi lükkamine olnuks vale. Oleks võid ära roostetada, see ei oleks midagi järgi olnud enam nendest kahuritest. Seega võib seda pidada õnnestunud tehinguks. Aga siis üks teine oli tole poliitik, oli Peeter Lorenz, ta oli ka Riigikogu liige ja riigikaitsekomisjoni liige relvaostu ajal, ütleb sedasi, et minu hinnangul oli see Iisraeli relvatehing üks väga omapärane tehing ja seda nii mitmeski mõttes. Esiteks need hinnad, mida pakuti, olid väga omapärased. Teiseks need probleemid, mis seoses ostuga üles tõstatusid, olid väga omapärased. Kui seda veidi konkretiseerida, siis ma pean silmas mõningaid toonaseid meelehe avaldumise vorme. Ja kolmandaks, väga omapärane oli ka see, et asi lõppes nagu Eestis ikka, kisa ja kärata. Susisid lihtsalt vaikselt, kuni lõplikult ära kustus. Aga vaata, ega see omapärane on väga hea hinnang, et see ei ütle nagu värdjalik või kuritegelik või siuke ahvilõustalik, vaid siuke neutraalne, nagu päris tavaline ei ole, tavalisest erineb. Aga kas ta erineb nüüd paremuse poole või halvemuse poole, seda nagu siis poliitik targasti välja ei öelnud. Minule tuleb selliste tehingutega meelde alati meil oli kunagi raudtee erastamine. Ja. Raudtee müüdi maha siis Ameerika ettevõttele ja kisaga ära samamoodi, mingid inimesed ei olnud rahul. Ilmselt tahtsid ise osta. Muide, üks nendest, kes tahtis osta, oli üks nendest rublamüüjatest. Pruuli minu meelest, tema käis ka ümber raudtee närviliselt, eks ole, aga ei saanud osta ja siis ei olnud rahul. Tõelt oleks tahtnud ise osta, sest raudtee on hea.
nagu selgus, pärast enam nii hea ei olnud, siis äkki on nüüd tema selle taga, et ehitab seda uut raudteed. No tahame loota, et ikkagi need asjad lõpuks on nagu käima läinud, et inimene on tööd teinud, lõpuks peab tulema ka töötasu. Aga siis oligi, et tehti mingi uurimiskomisjon ja uuriti. Ja siis raadios räägib komisjoni üks tegelane, et jah, et uurisime ja uurisime niimoodi, et algusest peale oli selge, et tegemist on kas lolluse või kuritegevusega. Aga kuna kuritegevust ei õnnestunud tuvastada, siis on need teised variandid on nagu mängus. No, aga ta vihjas sellele, et nagu lollid olid need, kes siis müüsid ilmselt. No, aga see seltsimees Ossinovski vanem, ega tema see Läti case, mis tal oli, ja see oli ka ju ikkagi nende mingi vanarauaks mõeldud mingi raudteeveeremitega müügiga, vagunite müügiga ju Läti. No ja enne kui täitsa ära roostetab, ära kulub, tuleb ju maha müüa nagu need Araabia kahurid või kes nüüd seal olid. Ja, aga need Vene päritolu kahurid, õhutõrje kahurid kusjuures. No see on hea, aga kui sul on sama kaliibriga relv nagu vaenlasel, siis sa saad temalt moona võtta ja ei pea seda ise ostma kalli rahast. Lähed lihtsalt rünnakule, võtad ära moonalao, lahed oma kahurid täis ja tulistad ja võtad järgmise moonalao ära. See on mõistlik. Ja muidugi, kogu aeg nii lähed, sa sammult edasi. Ja lõpuks on Moskva võetud ja siis vaadake ise, kuidas hakkama saavad. Absoluutselt jah, aga kui me selle kopika tehing, nagu see nüüd lõpuks peaks nüüd sinna kuhugi jõudma mingi relvatehinguni, ta peab jõudma sinna. Ja ega mis meil on siin, vaata siin praegu see USA näol, see NATO-ga see vihmavari, et seda pakitakse siit vaikselt kokku. Sellega mul tuleb meelde üks selline lugu hoopis üks teine vihmavari lugu, et see oli ülikooli ajast, et mul üks kadunud mingi koolivend ju, temal oli sedasi, et tal oli mingi meditsiinikoolist oli mingi pruut ja see tõi ühe korra mingi vihmavarjud tema juurde sinna remontida. Ta tõi vihmavarjuga remontida sinna ja siis tuleb paari nädala pärast seal nagu järgi küsib, et kuule, mis sest vihmavarjast sai, et seal laiutab käsi, ütleb seal sedasi, et muidu on kõik ilus ja terve, ainult 2 asja on puudu, riie ja vars. Mul on enam vähem, mine või kohe jalutama. Meil võib selle NATO vihmavarjuga samamoodi juhtuda, et riie ja vars on puudu. Mul on kadunud sõber ülikooli ajast, oli hea luuletaja, kirjaniku nimi oli Leonardo, tema alati väitis seda, et vilunud punkar oskab aborti teha ka vihmavarjuga. Et selles mõttes meil abordi asi edeneb hästi praegu selle vihmavarju all ja kui see vihmavari kaob ära, küll teid aborte tehakse edasi mingi teise vihmavarju. Ei ole, siis tuleb selle kopikate eest selle rublatehinguga, siis tuleb meile raudkuppel tuleb peale, siis raudkupli all hakatakse neid aborte tegema. No igal juhul ärge muretsega, abordid kuskil ära ei kao. Soomuutmised abordid, et kuskil ära ei kao. Ameerikas võivad ära kaduda, meil nagu raudpolt. Põhiseadusse tuleks sisse teha abordireferendum, ma arvan. See on minu ettepanek, abordireferendum. Aga meil tuleb hoopis teine referendum järgmine aasta muideks. Ei usu. Tuleb. Ja see on nüüd sedasi, meil on palju sellest möödas on juba praeguseks mingi 22 aastat või, kui oli see Euroopa Liiduga liitumise see referendum. Hakkabki meelest ära minema, jammu oli juba referendum. Aga nüüd on sedasi, et kuna on mingi käsil on see Euroopa Liiduga mingi viimased need mingi korinad on meil. Inimesed ju tahavad Euroliitu ja mõtlen, kui raske, kui halvasti nad ennast tunnevad, et teevad need varsti Euroliitu ei olegi enam. Elu on läbi, elu mõte on kadunud. Välisminister Tsahknat soovib uuel aastal referendumit eutanaasia lubamiseks. Just nimelt. Kui läheb Euroliit, siis tulgu ka eutanaasia. Sellest ilma Euroliiduta mina ei ole nõus elama. See pole mingi elu. Kus on süstal? Tooge mulle süstal. Ja mõistlik. Inimesed kannatavad, eks ole. Tahaksid Eurovisiooni vaadata, ei ole enam. No mis sa teed? Süst. Valmis. Ja süstimiskomme meil on väga hästi edenenud, inimestele süstimine meeldib, mida süstitakse, pole ka nii väga oluline. Ja elu on ikkagi ainult kannatused, vanadus, haigus ja surm, nagu õpetab budismi filosoofia, et ega siis budismi valguses eutanaasia on üldse ainus mõistlik asi, mida saab teha inimesele. Et selles mõttes toetame referendumi mõtet ja hääletame poolt. Kui kannatusi nagu vastu võtta ei taha, et siis jah. Et peale Euroliitu tulevad ainult kannatused. Aga kahju, et ei ole seda uurimust, et soomuutmisega on teada, et soomuutjad on noored soomuutjad on tavaliselt liberaalsete perekondade tütred, sellised tibid. Ja ega neist ei ole ju nii väga kahju midagi, kasu ka suurt neist ei ole. Et
nii, aga võt, tuleks välja uurida, kes siis on need, kes endale seda eutanaasiat teevad. Mina tean seda ühte Kanada juhtumit, mis sai kuulsaks, sellepärast, et see jõudis parlamenti ja kohtusse. Oli neil üks ratastooli nagu sõjaveteran. Veteran ei saa öelda, ta sõjas ei olnud käinud, aga see oli naisterahvas, kes oli sõjaväes ja õppustel oli saanud viga, nii et jäi ratastooli. Ja siis kirjutas kirja paberi peale, et vaadake, et ma tahaks seda kaldteed, ma ei saa tuppa ratastooliga. Ja kirjutas oma mingi veteranide või pensionäride aitamise ühingule. Tükk aega 5 aastat vist ei tulnud seda, pikka aega ei tulnud vastust ja siis tuli vastus, et härra, ta oli naisterahvas, aga pöörduti tema poole nagu viisakamalt, et härrad, teie olukord on väga tõesti meeleheitlik, et me pakume teile eutanaasiat, et me oleme nõus kõik ise ära tegema, siis tuuakse kohale, kõik, ärge muretsegi see, muidugi tüübil, ta oli kuulus tüüp, kes ta oli mingisugune invaspordistaar ja Invictuse mängudel on pilt, kus ta siis on vana bussiga, on ühe pildi, ta oli suhteliselt kõvem käpp ja siuke vihane ratast oli mutt, siuke poweriga. Ja siis läks parlamenti kiunuma ja muidugi sellest tuligi suur jama. Ja isegi Trudeau, kes ei ole nagu normaalne inimene, pidi tunnistama, et selline jama ei tohi korduda. Ja see hakati asja uurima ja leiti, et seal oli veel, vähemalt 5 oli veel pakutud sellist nagu varianti. Ja üks oli ka nagu kelle olukord oligi nii masendav, et oligi, tehke ära, tead suva. Sa ei jõua enam ei jõua teiega siin jampsida. Et selles mõttes see eutanaasia on hea asi, et inimesed aetakse meeleheitel. Ei anta talle 1, 2, 3. Lõpuks ei anta enam midagi. Mis sa teed siis lõpuks? Olgu, tehke ära. Ma ei saa enam niimoodi. Siis saab uue selle turismi valdkonna ka avada seal sama, see eutanaasia turism. Ja Eesti, meil siin lähedal on mõned riigid. Turismisektor nagunii vireleb seal. Ma arvan, et tuleks avada Vene piir eutanaasia turistidele, kes Putinit enam välja ei kannata, patsifistid näiteks ja kommunistid, kes neil seal on, tulge siia, tege süsti ära. Et ma arvan, et ka Putin ise ka tahaks teist lahti saada. Ja võib-olla maksab isegi osa raha kinni, ega see eutanaasia on ju suur äri ka, seal liigub nagu normaalne papp tasuta, seda teha ei saa. Ei, muidugi. Ukraina piir on nagu nii avatud ja seal on palju selliseid need ratastoolis, kelle elu on välja kannatamatu seal lihtsalt. Ja. Aga ikkagi ütleme, et ukrainlased nagu ei ole prioriteet. Me ikkagi üritame Venemaad põlvili suruda, muidugi Ukraina saaks ka põlvili surudega, selle vastu ka kellelgi midagi ei saa olla. Aga just, et tegeleda nagu venelastega, saaks neid ära süstida, ega meil ju pomme ja rakette on meil vähe ja nad on kallid, aga kui ise süsti kinni maksab, sa ei saa nii, et lähed Ukraina rindel, ütled venelasele, kuule, anna mulle padruni raha, ma lasen sulle tükikese tina kõrvade vahele. Ei, ta ei anna lihtsalt, ja jääbki asi soiku. Aga eutanaasia maksab kinni, ma olen täiesti kindel. Ja kui tegemist on veel mõne liberalist dissidendiga, Putin omast taskust maksab selle süsti kinni. Kõik on rahul. See on win-win ja genotsiidiga pole seal midagi tegemist, see on puhas meditsiin nagu abortki. Abordi võiks ka teha veel, samas paketis. Et võib-olla mõni rase või midagi, et kõigepealt teeme abordi ära ja sa saad muidu ei saa eutanaasiat teha. Mingisugune keegi seal kõhus rapsib vastu. Ei, teeme kõigepealt sulle ka seal klaariks. Ja see on eriti tulus variant, et saab ikka kohe mingi mitu arvet korraga. Ei, muidugi. Ja võiks teha sellised, nagu COVID ajal olid testid, et oli Ameerikas oli 100 laboreid, kus kõik näitasid seda positiivset COVID-i tulemust. Tuleks teha selline rasedustest, mis näitab alati nagu positiivset tulemust, siis kõigile tehakse abort ära. Ja siis eutanaasia peal. Vahet pole, kõigile teha. Test on selline, mis saate teistmoodi teha, meil eutanaasia seadus on selline. Loeme, et siin on kirjas. Nii, mis ta õnnetab, nii on. Valida ei ole midagi, kõigepealt tehakse abort ja siis tehakse süst. Ja abort on ka tabletiga vist osadel. Ma ei tea, seal enam vihmavarjuga ei tehta, seal on kuidagi käib peenemalt asi. Ühesõnaga, raha liigub ja tegelikult nagu midagi muud suurt ei ole vaja teha ka. Ja mis tableti seda annad, see on kas suvaline. Aspiriini, sisse või C-vitamiini, nii. C-vitamiin raseduse vastu, nii. Ja läheb. Ei, ma olen furgeeni tabletiga, et nüüd mingi seal käige mingi WC-s ära, et vaata tulebki ise laheneb ära. Tunnete, kuidas tuleb ära juba, lahendas ära juba. Siis tulge süstile tagasi. No kõik saab. Nädala pärast astute läbi. Iga meil on siin hotell, istute seal. Jah.
Ei, kena. See võiks ollagi selline hotell, kus ei ole voodit, vaid ainult peldikupott. Istub seal oma nädala seal poti peal. Siis tehakse süst. Kõik valmis. Mõtle, kui helged viimased päevad on, mida teise silmas meenutada. Ja. Aga noh, lähme nüüd edasi. Sissejuhatusega lähme edasi. Lähme sissejuhatusega edasi. Nüüd me lähme tegelikult edasi, et kuna me oleme traditsiooniliselt rääkinud nagu genotsiidist, aga seekord räägime genotsiidi uurimisest. Ja, et genotsiid ei ole mitte ainult meie tähelepanu keskpunktis, vaid on pälvinud ka teadlaste osavõtlikku suhtumist ja teadlased pühendavad sageli oma elu genotsiidile ja uurivad seda ja siis Reimi tutvustab meile genotsiidi uuringu tulemusi. Kusjuures on niivõrd varuldane, kui see ka on, et meie selles vasakradikaalses selles kroonupropaganda meediakanalis, selles ERR-is ilmunud lugu. See on transvestiitide häälekandja, ma tean seda, see on hea. Ja, novator.err.ee genotsiidi uurija. Novaatorlikud transvestiidid, see on eraldi kategooria. Holokausti vari muudab meid teiste sõdade suhtes pimedaks. Ja see uurija on Dirk Moser, ta on Austraalia genotsiidi uurija. Ja see ongi sedasi, et loodud on nagu see sama holokaustiga. Meil on koolis holokausti päev. On täitsa olemas, ja see on sedasi, see on nagu üks ja ülim, et kõik isegi need suuremad need inimohvrid ja et need ajaloost ei ole nagu nii olulised. Ei ole võrreldavad üldse, jah. Et see on unikaalne, ma olen kuulnud, räägitakse kontekstis et on mujal on ka juhtunud ühte kui teist, aga holokaust on unikaalne. See täiesti eriline. Kordumatu ime, võiks öelda teiste sõnadega. Ja, aga et see, et holokaust, siin ongi need punktid, mis ta on välja toonud seal, et eriti kehtivad nagu Saksamaa kohta seal, et Saksamaa on praegu nagu põhimõtteliselt nagu sellega nagu Iisraeli riigi nagu selline tagatis on ja osariik. Ja siin on sedasi, et ja see kehtib sedasi, et punkt 1, holokaust on ainulaadne. Punkt 2, selle ajandiks oli eranditult antisemitism, täpsemalt saksa lunastav antisemitism. Ja kui antisemitismi ei ole, siis ei ole ka genotsiidi. Ja ei ole sõda näiteks Ukrainas. Mingit antisemitismi ei õnnestunud tuvastada, venelased ütlevad, mis jurad ajate, poole siin mingid holokausti, poole mingid genotsiidi. Seal on mastaabid ja kalas, seal on nagu poole peal kuskil, et hinnatakse seal, et mõlemalt poolt võib olla mingi 1,5 miljonit, kokku mingi 3 miljonit, siis on sõda on poole peal praegu, 6 miljonit täis saab, siis lõpetatakse ära, aga praegu läheb edasi veel. Ma arvan, et siis, kui üks on puudu 6 miljonist, siis lõpetatakse ära, sest muidu lüüakse rekord. Ja see ei ole ilus. Siis tuleb hakata ajalugu ümber kirjutama, siis hakkavad rääkima võib-olla mingisugused tüüvid hoopis, et see Ukraina asi on unikaalne, aga see jutt ei kõlba ju mitte kuskil. Aga siin on veel üks selline konks on ka veel siin, et antisionism on antisemitism, aga siin läheb üks selline, siin tekib üks selline vastuolu, et need on mingi geeniteadlased neile kindlaks teinud, et praeguse Iisraeli vastu see nagu ei kehti. Seal ei ole neid semiite ei ole täpselt. Ja, et antisemitism on semiitide vastu. Seal võib olla seda semiiti... Aga seal on hoopis slaavi uroodid mingisugused suures osas. Et seda semiidi geeni on seal võib-olla mingi 2-3% ainult. Tule taevas appi, see on siis sama palju kui meil homosid või? Nii nad väida, homosid on rohkem muidugi kirja järgi. Ma nii paljusid ei tea, nagu nad ütlevad, aga mitu on. No jah. Homogeeni ka, ma ei tea, kui palju siin on, seda saab nagu eraldada kuidagi ei saa. See peaks olema iga maja seina peal kirjas, et me ei pea mõtlema nii lihtsalt asja välja vaatama, mis maja seina peal on kirjas, selge protsent on siin, nii. Aga lähme nüüd punktidega edasi, et rassism ja antisemitism on täielikult eraldiseisvad nähtused. Aga kumb siis parem on? Kui ma nüüd olen näiteks isik, see on selline nagu fantastiline olukord, et näiteks olen selline isik, kes otsustab hakata tegelema genotsiidiga ja siis ta on nagu teelahkmel, ei tea mida teha, kas valida antisemitism või rassism, et kus on plussid ja miinused, tahaks nagu sellist SWOT-analüüsi saada. Aga toome hoopis sellise näite, et kui nagu inimene on korraga on nii rassist kui ka antisemiit. Nii, ja siis on sedas, aga siis lajatatakse loomulikult selle antisemitismiga paragrahvi alusel, sest see on kangem paragrahv, mingi rassismiga, aga see on... No aga mõtle, kui ta on Aafrikas, eks ole, korraldab seal mingid musti tegusid, tapab mitusada või mitu tuhat inimest ära, siis öeldakse, see pole mingi õige antisemitism, siin polegi nagu midagi rääkida. Pole mingist genotsiidist rääkida. Kurjategija pääseb ju niimoodi karistusest, tahtsin ma öelda, aga mul muud muret ei olnudki.
Et kuidas siis nii saab, et aafriklased võib-olla on solvunud, näiteks tal vanaisa tapeti ära, nagu minul, eks ole, tulevad kommunistid, tapavad vanaisa ära, on ju, ja siis tuleb, vaatame järgi, kas ta oli teil see miit, kes ta oli siin, ei olnud see miit, järgmine palun, mis te tülitate ilma asjata. Näed, võib niimoodi minna. Jah, aga Saksamaa riiklik aluspõhimõte, et staatsräs ongi Iisraeli julgeoleku tagamine. No vaata, kui hea, kui riigil on selge põhimõte kirjas kuskil, see Eesti riigil ei pruugi üldse niimoodi kirjas olla, seal on nagu nii, et kultuur ja rahvas ja keel, eks ole. Aga lõppude lõpuks on ju, kõik kuuluvad Eesti rahva hulka, rahapesijad ja korruptandid ja reeturid ja igasugused kannibalid ja verejoojad, et kõik on ju, paljud räägivad eesti keelt ja aga kui me räägime nagu üldse nagu sellest, nagu kuna ma sain holokausti teemad ja see on nagu olemas, siis mul täna üks raamat kodust raamaturiiulist ütlesin kaasa, et Aleksandr Solženitsõni Tvesti Letv meeste 200 aastat koos. See räägib Nobeli preemia autor, sai Nobeli preemia. See on kõrge kirjanduslik autor. Teine köide, kohe siin kaane peal ongi kõik nagu, ütleme, mina ütleks nagu need semiidid on, aga juudid vähemalt on ja nii. Aga nendega oli see lugu, et siin teises köites räägib ka sellest, et see raamat on venelaste ja juutide suhetest viimastel aastasadadel. Ta on, ütleme, alates sellest kolmest Poola jagamisest, mis oli. Kui see Žespospolita jagati ära, siis ütleme Preisimaa on ja ütleme siis hiljem, ütleme, millest sai siis see Saksaga keisririik on ja siis Austria, Ungari ja siis Vene keisririigi vahel on ja räägib üldse ja mis nagu sellest nagu sai on ja kuna seal Leedu-Poola aladel oli nagu see põhiline see nagu Euroopa see juudi kogukond on ja. Aga see siis venelastele või kellele sai see kogukond? Venelased said kõige suurem osa said selle. Selge, neil läks küll hästi. Ja need kõige suurem osa, see kogukond oligi tegelikult praeguse Ukraina territooriumi. Aga kui nagu vahetult ennem seda, ütleme, kui see teine maailmasõda hakkas ja ütleme, kui hakkas nagu see niinimetatud see suur Isamaasõda, siis ju ütleme, need alad, kus ütleme eriti see Ida-Poola ja siis Lääne-Ukraina, siis Lääne-Valgevene ja kõik üldse need alad, seal oli juutel hästi palju on ja. Ja siis toimus nagu niisugune ülikiire nagu evakuatsioon sinna nagu Nõukogude Liidu nagu tagalasse. Et kui sakslased tulid peale, siis evakueeriti juudid Venemaale. Vaata, kui sõbralik venelastest oleks öeldud, et meid ei huvita, evakueerige ennast ise näiteks. See Nõukogude Liidu see poliitika oli tollel ajal selline ja see toimus nagu ülikiiresti ja ega need juudid näitasid ennast kohe seal tagalas ka nagu äärmiselt nagu sellise võitlusvõimelisena, et nad avasid seal kohe kiirelt teise rinde vallutasid ära kiirelt, vallutasid selle Taškendi Almata. Oi, sellest ei ole kuulnudki sellisest asjast. Jah, seal on kõige paremad elutingimused, seal kohe tagalas, et Birobitšan ei taht keegi minna, aga nad lihtsalt läksid sinna nagu tänapäeval tulevad Aafrikast näiteks Pariisi ja vaatavad paremat kohad. See Fergana org, see on läbi mingi teada-tuntud üks paremaid elutingimusi seal Kesk-Aasias. Ja siis Taškenti Almata võeti kohe mingi jooksu pealt ära. Palju seda rahvast siis toodi sealt? Ikka miljonites oli tegu. Eestisse ei panegi ära neid. Ei pane, võib-olla ei tahagi siia tulla nii väga. Ja ega Birobitšani ka sinna läksid mingi mõned 10 000 ainult. Aga neil oli mingi Vene riik, siis tahtis nad viia kuskil, aga nad ei tahtnud ise. Sinna loodi see juudi autonoomne ringkond, see ongi Ida-Siberis. See ongi Hiina piiri ääres. Tšita lähedal, hiljem loomulikult oli seal Tšita lähedal või sinna kanti ja vaata saadeti see ju Hodorkovski ja sinna, kui ta ju vangi pandi ja vaata sinna kuskile. Ma mäletan, kui nüüd oli mingisugune viimane juudi sõda, mingid araablased seal möllasid midagi, et siis ju see naaberriigi president Putin tegi sellise ettepaneku, et härrased juudid, et teil nagu raske seal, eks ole, et nagu madin käib, et meil on siuke autonoomne oblast, kus on kõik vaikne, rahulik, tulge siia, probleeme ei ole. Palju Vene alamaid on ju läinud, eks ole, sinna Piiblimaale ja siis Putin nagu andis mõista, et võiks nüüd selle vea parandada tagasi tulla. Ei, nad ikka ei läinud. Ei. Tegelikult neile meeldib see madin seal käib, ega see saab ju ikkagi nagu... Ei, nad ihuvad hammast tegelikult praegu selle nagu Lõuna-Ukraina alade peale, vaata see uus Jeruusalemma peale. Tahad sinna uus Jeruusalemma luua, see Püha Jeruusalemma riigi. Kas ta on siis nii hea kui seal Tbilisis või? 5 oblastit, seal on see põhiline Ukraina see Mustmalla vöönd seal. Et tahetakse sinna seal. Tahavad põldu pidada?
No jah, karja kasvatada. Aga noh, ütleme siin kartula maha panna. Siin esimeses raamatus on kirjas, et millegi pärast nagu seal tsaaririigis, siis nad, kes nagu sinna nagu saadeti ka need juudid, et millegi pärast need nagu ei tahtnud põldu pidada. Mina seda ei usu. No, ikka viljakas maapind, sitapotid kasvavad kullast, kartul kasvab, kõik kasvab on. Need kõik kariloomad, kellest oleks peavad nagu, noh, ütleme, kari oleks peanud kasvama hakkama ja mingi isegi härja rakendi eest kõik härjad ja needki söödi ära juba poole tee peal, noh, enam kui kohale jõudsid sinna. No. Jõudsid kohale, laiutsid seal, et pole, andke uued. Antigi, jah. Mis sa teed? Seda ka teed, on ju. Midagi tuleks ju anda. Muidu, kuidas sa nõuad, et tee siin tööd ja pane siin natuke talirukist ka maha. Ei. Ja. Et selline lugu siis. Selline lugu, aga nüüd huvitav raamat tundub olevat. On väga huvitavad raamatud. Aga nüüd on selline lugu, et me paneme ka oma telefonid igaks juhuks, ma tõstan taskust välja, et siin on selline asi, et siin on makroskoobiga mingi artikkel on selline, et endine Iisraeli välisluure ülem ütles, et Iisrael kõrvaldab igaühe, kes osaleb verbaalses antisemitismis. Et põhimõtteliselt, et telefonid võivad taskus plahvatama hakata. Ja me nagu ei tegele... Läpakas ka, ega seal on ka... Kõik võib plahvatada. Ega auto võib plahvatada. Triikraud võib minna põlema. Ega me tegelikult mingi antisemitismiga ei tegele. Meie tegeleme siin lihtsalt genotsiidikultuuri ja haridusega ja siis anname Nobeli preemia laureaadi info edasi. Eks siis võtke preemia tagasi, kui on valesti midagi kirjutatud. Praegu tundub olevat sümpaatne autor. Me tegeleme lihtsalt faktidega. Ei midagi enamat. Ja nii see haridus käibki. Ja, aga aitab siis selleks korraks sellest genotsiidi uurimisest. Ja igal juhul genotsiidi uuritakse, on jõutud hämmastavatele, isegi üllatavatele tulemustele. Need tulemused on avaldatud Eesti meedias, meie ei ole neid, eks ole, ise käinud kuskil Austraalias, Toomas. Me korduvalt kordame üle, et me ei mõtle mitte midagi ise välja. Me ei olegi võimelised mõtlema näiteks, kuidas sellise asja välja mõtled. Võimatu, täiesti võimatu. Ja, võiks saada mingisuguse karistuse kuskilt verbaalsuse eest. Aga vaata, kui on verbaalne, aga seal Vonneguti romaanist alati tuletatakse meelde seda, kuidas mingi tulnukas üritas ennast väljendada stepp-tantsu ja peeretuste abil, et kui nagu õnnestuks selles laadis ennast väljendama õppida, tulnuka kombel, siis elad nagu või sees, midagi sinuga ei juhtu. Tõsi küll, seal see tulnukas löödi vist golfikepiga maha. Ta muidugi üritas nagu hoiatada maailma lõpu või mingisuguse katastroofi eest, aga kuna ta seal käristas peeru ja klobistas stepp-tantsu, siis närvid ei pidanud vastu. Ega siin peab olema ettevaatlik, vaata, et praegu sa hoiad selle Euroopa Liidu lõpu eest nagu see viimsed korinad. Kõik on sellest kirjutama hakanud, isegi punakommentaatorid seal transvestiidi meedias üksteise võidu räägivad, kuidas need on kõik läbi. Aga neil on nagu alati selline mingi pehmendav variant. Seal üks Saartsi nimeline saab aru, et konservatiivid võidavad ja lähevad edasi. Aga nüüd ei ole niimoodi, et tuleb selline konservatiivide lõplik võit, vaid vahepeal tulevad jälle nagu liberaalid tagasi, siis tulevad jälle konservatiivid ja jälle liberaalid. Ma nimetan seda turbulentsiks, aga mina nimetan seda lolluseks. Ma mäletan, kuidas me saame ükskord kommunismi nuhtlusest lahti. Kas oli niimoodi, et siis vahepeal tulid nagu jälle kommunistid tagasi, siis läksid ära ja tulid, ei, kommunistid pühiti ühe nagu liigutusega minema. Ja muidugi nad tegid pesa igale poole teistesse parteidesse ja ärisse igale poole, aga seda kommunismi enam alles ei jäänud. Ja Harri Tiido, kes on muidugi väga selline mõjurikas isik, siis tema jälle kirjeldab, kuidas globaalselt, mitte Eestis, vaid ülemaailmselt ikkagi need ÜRO-d ja need jäävad nagu kuidagi vaikselt roikuma ja et see liberalism ja see küll nagu kaob, aga teate, kaob juba aastakümneid, laguneb vaikselt, eks ta laguneb veel aastakümneid ja et need liberalismi kannupoisid siis üritavad nagu jätta muljet, et see kokkukukkumine kas ei ole lõplik või siis isegi kui on lõplik, siis jälle tuleb tagasi. Nietzschel oli igavene taastulek, et neil on nagu selline, Saartsil on siis siuke igavene anaalne taastulek, et jälle tuleb tagasi, aga ei tulnud tagasi. Lenin ja Trotski ei tulnud tagasi. Need on uuskommunistid, homoseksualistid, kes meil praegu ringi tatsavad. Brežnev ei tulnud tagasi, sõbrad. Ei tule see ka, ei tule Leien tagasi, ei tule Kallas tagasi. Lootusetu projekt, et te võite ennast nagu hellitada nende luuludega. Natuke halvasti on, aga ikka tegelikult päris läbi ei ole. Täiesti läbi on sellega. Las nad korisevad natuke veel. Täiesti läbi. Palju pole jäänud.
kannatame ära. Päevade küsimus, ma arvan siin. Jah, nii, aga mis seal ikka, lähme edasi siis, et meil on järgmine teema, mida me siin hakkame käsitlema. Tänane saade meil ongi selline selline... ütleme lõbus. Lõbus, jah. Ma siin 3 tundi töötanud ka. Järgmine teema on tegelikult meil sedasi, kus me puudutame inimjahti ja inimohverdamist. Oi. See ei ole päris genotsiid, aga ütleme, see on nagu selline genotsiidilaadne toode. Päris genotsiid ei ole, inimjaht, köökimäki, palju see ikka üks jahimees jõuab maha lasta. Reimi vana jahimees võib seletada, et palju sa põtru võtad maha. Jahiturism on jah sedasi, et üldjuhul on, ütleme, on mitut laadi jahiturismi. Meil on siin enda tuttavad, need austerlased, nemad on sedasi, et tulevad siia, et kui nendel õnnestub siin nagu mingi loom tabata, siis saavad. Niisugune kallim jahiturism on selline, näiteks nagu austerlased ise ütlevad, et nendel seal nende oma Alpis hirved, et nendel enda ammas sinna ei hakkagi, et kasvatatakse sellise mingi suurte sarvedega hirved. Ja lase palju tahad. Ei, lase seal midagi, tuleb mingi Saksa ära, ja kes maksab seal ikka need summad on ikka mingi uue sõiduauto, ikka luksussõiduauto hinnad on, kui sa saad selle hirvega omale küttida. Sellepärast nad lasevadki nüüd autojuhte. See on umbes sama hinnaklass, eks ole. Lihtsam pihta saada. Aga siin ongi välja tulnud see, et Itaalia uurib väiteid, et 90-ndatel maksid turistid Bosnias tsiviilelanike tulistamise eest. Ühesõnaga, siis oli sõda, seal eks ole, Madin käis. Ja mingisugused Itaalia tüübid siis, aga kellele nad maksid, kes korraldas seda jahti seal? Sedasi, et väidetavalt, et ÜRO oli Sarajevo elanikele peetud jahist teadlik, kuid korraldajad on endiselt vabaduses. Ühesõnaga, et ÜRO on kaasosaline, kuriteo varjamine on ju see, et siis kes nagu kinni mätsib, see on tegelikult kuriteo kaasosaline. ÜRO tuleks panna inimjahi eest vangima. Itaalia, vaata need mingi... Aga mõtle, kui seal oli mõni semiit hulgas, keda kütiti. Vaata, nad läksidki kindla peale välja. Bosnias vaata, on ju see, et seal on üldjuhul see nagu moslemid ju. See oli siis veel mitte ainult nagu selline inimjaht, vaid veel nagu, kuidas öelda, diskrimineerimine usutunnuse alusel. See on raskem juhtum praegu. Väga alatu. Väga alatu. Ja itaallased jälle itaallased. No vaata, nagu nad käivad siin meil, nagu need hanejahil ju vaata sügiseti seal, kus mingi... Saab palju lasta, eks ole. Hullud tapatalgud on, tegelikult ongi seda. Haned on ju karjas koos. Need parves tulevad siis. Ja boslased samamoodi tulevad parves. Sa ainult tulista ja vajuta. No praegu on ju seal Palestiinas on samamoodi, kui need, kes nagu peibutatakse ka mingi seal mingi toiduabi ja mingi vee jagamisega peibutatakse kohale. Toidu peale välja nagu metssead ja siis põmmutatakse. Ikka nagu söödakohad on. Aga jaht on jaht. Aga see Bosnias käis, kas anti ka mingisugune toodi õunu ja kartuleid ja vilja pandi maha? Seda ei ole, aga siin on mõnede teadete kohaselt küsiti meeste, naiste või laste tapmise eest erinevat hinda. Kaebus kirjeldab detailselt ohvrite hinnakirja. Lapsed maksid kõige rohkem. Neile järgnesid mundris mehed, seerel naised ning eakad olid tasuta. Aga kuidas see siis korraldatud oli? Okei, mulle saadetakse meili peale selline nimekiri, keda tahad lasta. Ma võtaks 2 mundris meest, 40 last ja 1 heidekese. Nii palju teeb, nii palju kannan raha üle, mis edasi? Kuidas see siis käis? Kindlasti olid nagu, ütleme need nagu sellised, kes seal viisid, ütleme positsioonide peale, vaata nüüd ongi see, et vaata siit... Aga kus see toimus? Linnas, maal? Seda ei öelda, ütleme seal Bosnias lihtsalt, et vaata seal ongi, et kindlasti olid need, kes seal nagu juhatasid nagu positsioonidele, vaata 102 Mina saan aru, et nad kuidagi linnas lasid nagu kuskilt akna pealt umbes või? Ma ei tea, kas see kirjeldus on õige, ma kuskilt lugesin. Ma ei tea, kanalid on palju, mina kirjutan seda, mida ma jälle sealt ERR-ist. Kui ma sõidan nüüd, olen Itaaliast raha, olen ära maksnud oma 40 lapse heidekese ja mundrimeeste eest, nii lähen siis sinna kuskil akna peale, panen püssi, ei tule mundrimeest, raha tagasi praegu. See peab ju kuidagi korraldatud olema. Järgmine päev tuleb uuesti. Vahepeal siin majutatakse kuskil mingi luksushotelli kuskil. Küll ta tuleb, ootab. Järgmine päev tuleb uuesti. Neil on rajad ju siin sees. Meil on kõik kaardistatud. Ega selle hirvejahiga on ka, ega sa ei saa. Siin nad ikka käivad söömas, aga täna ohvitseride kasiinosse ei tulnud täna kedagi. Ega teine kord ka need, kui mingi Saksa jahituristid. Lasteaia juures on näiteks lasteaia juures. Ma saan, et lapsed käivad seal, eks ole, ikka hommikul tulevad, õhtul lähevad, vahepeal niisama sagivad ringi. Aga näiteks on sedasi, et mingi, oletame, et hommikul on käinud mingi teine jahiseltskond üle, pole kedagi tulemas.
Mina teeks nagu nende itaallastega niimoodi, et mingile itaallasele, meil on film. No me teeme siin kinu, et pane vorm selga ja pane sinna poole minema, kaamera on seal pool. Ja siis näitleja läheb, seal on ju husaari mundris või siis käib pauk ja talle pole vaja maksta ega midagi on. Et seda saab nii ka korraldada. Või need Poola, mis need dragunid, tiivad olid seljas. Mõtle, kui lahe tuleb selline tüüp. No tahtsid mundris. Näed, tiibadega tüüp on, see ei ole ingel, see on poolakas, anna tuld. No eks see käinud, eks see, ütleme, see selline turism, eks ta on käinud igal pool ja võtad samad need igasuguste rahuvalve egiidid all igal pool ja kõik need, ütleme, need missioonid seal võtad mingid Afganistanid, võtad Iraagid, võtad mingi ütleme praegu see Ukrainaga kindlasti, kui palju seal neid vabatahtlikke on, kes siin on läinud, ütleme meelega, et muide, mul tuleb meelde, kui Epsteini asi, hakkas nüüd jälle uuesti peale, see teine kohtu asi, siis tal räägiti, et oli 2 saart, et oli esimesel saare peal söödi, lapsi vägistati, korraldati seal musta maagia mingeid üritusi, aga teine saar, kus ei olnud nagu mingeid maju ega midagi, oli suurem saar, et seal käis inimjaht. Et ilmselt need lapsed, kes süüa ei sündinud või kuidagi, või ma ei tea, võib-olla just need, kes süüa sündisid, saaditi kõigepealt teisele saarele, ja siis röstiti, grilliti või söödi toorelt pigem, ma ei tea, kuidas see käis neil. Aga selliseid lugusid räägiti alguses, aga siis need lood nagu vaibusid ära. Aga samas räägiti, et on olemas mingi püha Hubertuse, siuke üleilmne selts, Hubertus oli siis jahimeeste kaitsepüha, et see on siuke kõrgklassi seltskond, kes tegelevadki inimjahiga. Ongi siuke olemas ja siis seal käisid ka koos. Ilmselt neid kohti on veel. Et kas see nüüd see on väga valitud seltskond olema, ega sinna niisama vist lihtsalt sinna ligi ei saa, et see peab väga valitud seltskond olema. Ilmselt on päris kallis üks asi ja teine asi, võtta, kui sa oled nüüd näiteks seal lapsi pilastanud või lapsi tulistanud, et siis ja sinu kohta on see materjal olemas, keegi on selle üles pildistanud, filminud, tunnistajad on olemas, siis sa oled ju kompromiteeritud ja oled see mingi tähtis poliitik või keegi helistab, kuule, et me siin Hubertuse juurest helistame, et vastu oleks vaja võtta selline seadus, et lähte sõtta. Täpselt, nüüd lahendame selle asja ära. Ja siis ta peab tegema, eks ole, seda, mis talle öeldakse, sest muidu mine selle laste pilastamise pärast kohtu olla ka jube vastik põhimõtteliselt. Ebameeldiv kindlasti, jah. Et parem teha seda, mis kästakse ja on hea. No on, jah. Aga kui nüüd edasi minna nagu selle teise poolega nagu see inimohverdustega, et siis... Ikka on ohverdatud, meil on siin ju sellised raamatud, mis põhimõtteliselt on olnud tsivilisatsioone, kellel inimohverdamine nagu asteekidel oligi, nagu meil laulupidu ja, kuidas öelda, laulupidu ja liisimine kokku, siuke igapäevane ja samas väga pidulik asi. Näiteks see raamat, siis mul on täpselt sama, see Solženitsini raamat, see Eesti meestega, see esimene köide. Ja siin räägib sedasi, et kui veel 19. sajandil, ka praegustel Ukraina aladel, Jumal, et jälle Ukraina. Ja siis oli sedasi, et tegeleti ka, ütleme, püüti noori poisse ja siin ohverdati, ja need rituaalmõrvad, ja see oli isegi Nikolai esimese ajal veel olid. See oli kuskil 1855 ja siis oli lausa mingi rahvusvaheline suur skandaal oli, et ühesõnaga, ütleme, need mingid sellised juudid, kes nagu selle mingi rituaalmõrvade asjadega tegelikult, need anti seal Vene tsaari kohtu alla. Oi, see poiss. Aga palju neid kohtuasju oli? On seal nagu pabereid? Oi, need on ikka, siin on ikka loetud, neid on ikka oli neid kohtuasju. Ja mitte üksik juhtum? Ei olnud üksik juhtum ja siis oli see, et aga siis Briti suursaadik ja kogu see, ütleme, Londonist tulid mingi kurjad, mingi noodid kohe, et see on lihtsalt see nagu inimeste kombed. Miks te ohverdate? Ei, vastupidi, et miks te kiusate, et need on inimeste kombed ja traditsioonid. Nad on harjunud nii tegema kogu aeg. Multikultuur, eks ole, neil on omad kombed, siuksed asjad ja. Võib-olla kellelgi on need inimjahi kombed ka olnud seal. On ju neid nagu Paapua Uus-Guinea või seal panevad džunglis praegu ringi ja ajavad üksteist taga. Mitte kogu aeg, aga vahel tuleb ette. Et seal midagi imestada ei ole, et see on siukene, siuke kultuuri omapära. Ja, aga kui nagu selle inimohverdustega... Inglased said aru, et on kultuuri omapära, aga tiblad, räägi nagu seinaga, midagi aru sa, jälle kinni. No kuidas niimoodi saab? Aga kui nüüd selle inimohverdamistega tulla... Kas sa steegid panid kellegi kinni? Ohverdamise eest. Nalja teete või? Ei. Kordagi ei olnud, isegi tulid need Hispaania kontsud sinna kohale, ega neid ei saanud ka alguses kedagi kinni panna, sellest vaatasid neesama vesise suuga pealt, kuidas teised ohverdavad. Aga need hispaanlased vastupidi, need võtsid selle osa võtsid ju väga kenasti üle ju kõik, aga nendel hakkas ka see asi meeldima, see inimohverdused ja värgid ja täpselt samamoodi, aeti kõik teibasse ja mingi tuleriidal kõik, mis aga tehti jõna.
Nojah, eks seda kui seda hävituspataljon tegi ka selliseid asju. Ega võtame seda sama, ütleme selle kristliku kultuuri, mis täpselt samamoodi võtame kogu selle inkvisitsiooni, kõik need tuleriidad, värgid ja ega see oli ka ju, ütleme ikka oli ju tegemist sõna otseses mõttes inimohverdusega. Jumalale meelepärane tegu. Seda küll. No näed. Vaidlesis, ütlesin, midagi ei ole öelda praegu. Mõtlen, kuidas see Solženitsõn sellist asja kirjutada sai, eks ole, kas tal nagu elu põrguks ei tehtud? Tehtigi, kusjuures tal oli sedasi, et ta ju... Ta oli läänes siis, kui ta kirjutas. Ta oli USAs, jah. Ta oli Venemaal, eks ole, läinud kommunistidega nugade peale, kirjutas... Selle Gulagi arhipelaagi, jah. Ja siis emigreerus USAsse. Ja siis ta kirjutas... Ja jätnud jonni, kirjutas mingit jama edasi. Ja kirjutas need 2 vestilettmeeste ja siis ta oli sunnitud uuesti Venemaale tagasi emigreerima. elu läks ilmselt lõbusamaks, kui ta oskas arvata. Arvas, et ta on vabas maailmas ja kirjutab vabalt, mida tahab, aga inimohverdamistest kirjutama on ju. Idioot, ütleme tõesti. Täiskasvanud inimene, abe ees on ju vangis käinud, välja saanud kuidagi. Jälle tahab tagasi minna. Ja oligi, jah. No kirjanikud ei ole ikka päris okei tüübid, ütleme selle peale. Aga siin on sedasi, need raamatid on väga sellised faktipõhised, siin on kõik viited igasugustele dokumentidele, värkidele, nii et see, selle puhtalt tema mingi suvaline mingi sulest välja imetud. Kirjanik võib nii arvata, aga selle peale, mida selle peale ütleb Delfi faktikontroll näiteks. Viskaks need neile ette seal, mis te seltsimed arvata, kuidas on see mõni fakt ka siin raamatus on või ei ole. Huvitav, mis nad ütlevad selle peale? Faktikontroll pole neid raamatuid üle käinud, ega neid Eestist ei saagi soetada neid raamatuid. No keegi neist ei räägi ka väga. Ega ei räägigi, see on suht haruldane kraam. Sa pead ennast ise nüüd faktikontrollile üles andma, et näed, lugesin sellist raamatut, panin, torkasin podcasti sisse, et olge head, lükake ümber, et kindlasti see asi nüüd päris nii ei ole, nagu Solženitsõn kirjutab. Tahaks seda vastust nagu vaadata või sellist analüüsi. Aga lähme nüüd laiast maailmast, tuleme nüüd siia, meil siin oma Eestisse tuleme tagasi. Ja siis alles ütleme siin eestlased, õigemini saarlased on ja saarlased üldse hirmsad elukad on ja need on, ja nüüd tuleb välja, et nemad on ka tegelenud inimohverdamisega ja see on nüüd... Selle kohta on siis mingisuguseid andmeid? On ja on avastatud, ütleme Viidumäel nüüd selline... Kus oli Pidalitõbiste mingi asutus? Hiljem? Ohvri koht on seal ja see on nüüd sedasi ohverduskoht. Aga huvitav, mille peale nad ohverdasid, kas seal oli ohvrikivi või oli hiis või allikas? Ta avastati mustade detektoristide poolt. Ja arheoloogid uurisid seda 2014-2016. Ja kirjeldatud on, see on silmatorkav ja kaunis looduslik moodustis. Kõrge järsak, mis karekujuliselt ümbritseb punagist sood või väikest veekogu. See on amfiteatri moodi siis selline? Ilmselt jah, see oli terve etendus ilmselt siis. Järsaku siis, see on etendust on muideks edasi nagu need asteekidelgi, seal oli täpselt sama. Telekat ei olnud, midagi tuli vaadata. Ikka, ütleme amfiteatrid ja värgid ja need samamoodi inimohverdused. Ainult läbi ajaloo sedasi. Järsaku sisse oli torgatud rohkesti esemeid, näiteks ehtenõelu ja relvi. Ohverdatud oli ka sohu või veelompi. Järsaku jalamelt leiti hajali paiknevaid inimluid, eriti rohkesti saadi neid ühest avastatud lohust. Need inimesed, mehed, naised ja lapsed olid hukkamise jälgedega, osa luid olid metsloomad närinud. Tõenäoliselt oli tegu inimohverdustega, mis leidsid aset peamiselt 7. kuni 9. sajandil ja ohverdus kohta oli kasutatud aga ka palju pikema aja jooksul, kuni 14. sajandini välja. 300 siis pärast ristisõdasi käis veel nagu action seal. Jaa. Nii et siin polnud nagu nüüd kombeid nagu selgelt, pesti see ristiusk jälle maha ja mindi siis jälle. See on nüüd küll selline lugu, mis kooliõpikusse vist ei jõua niipea. Niipea jah, salatakse maha ka need asjad. Aga siin on nüüd teine teema, et ma võtsin siin kodust raamaturiiulist kaasa ühe teise raamatu, Eesti mütoloogia algajale. See ei ole siis nii, et ainult saarlased ohverdavad siin. Jumalatest ja hiidudest, tontide, näkkide ja muude õudasjadeni. Nii, ühesõnaga selline raamat, tundub juba ka selline palju tõotav, et vaata, me siin rääkisime, ühe saate tegime nendest ventilaatoritest, tuuleventilaatoritest, elektriventilaatoritest ja siis oli ka vaata sama see triskele. Ja see kolmnurkne, tiivikud on ju neil... Ja täpselt sama 3 labaga asi, mis nagu tõlgendatakse kui energiakogu, et see on nagu vana, siin ütleme, see on keldi nagu sümboolika, aga meil on ka siin väga laialdaselt igal pool kasutusel.
energiakogujast, tähendab, ma kunagi juba tegin neid tiivikuid ja siis no natuke selles, mis pidi nagu vaenlase käest nagu tõmbama selle energia ära, noh. Praegu ta tõmbab inimeste käest kõik selle energia ära, see infraheli teeb oma töö ära. Vaenlaseks peavad, nad tegid talu juurde mulle neid sinna, mitte kõiki. Selge, sõnum jõudis kohale. Nii et sul on sedasi, et sa pead julgelt telefoni kanda vahet. Korras on nii või teisiti. Aga ma lihtsalt tutsin selle raamatu, tahtsin uurida, et mis siin nagu selles raamatus selle ohverdamise kohta kirjutab, aga siin selgub, et nagu siin see raamat on selline nagu väga poliitkorrektne, mis aastast ei põhine väljakaevamistel. No küll on kirjastus tänapäevaga, noh, ma ei tea, kui tänapäevana ta nüüd on. Näed, aastast 2023 on avaldatud see raamat, nagu ilmub 2023, aga siin sellest ei ole, Viidumehest pole siin sõnagi. Ja ohverdamisest pole ka midagi. Kirjutab ainult sedasi, et ohverdamine kui religioosne rituaal on kui religioosne rituaal ja üks rituaalse kommunikatsiooni viise või liike ja see on omane kõigile, usun teile. Ja. Aga siin kirjeldab ühte teist asja siin, et näiteks kui sa ohverdad, siis teed nagu Jumalaga mingi lepingu, et näiteks, et mingi osa ohvrilooma lihast süüakse ühiselt. Muist jätakse siis üliolenditele, mingitele jumalatele. Aga näiteks ühendusohvrina saab käsitleda ka näiteks kristlikust kultuurist tuntud püha õhtusöömaaega, mis puhkli ohvri aines esindab Jumalat ja selle ühisel maitsemisel uuendatakse Jumala inimeste omavahelist sidet. Vaata, me oleme ka nendel tänusöömaaegadel oleme paaril osalenud. No siin on sedasi, see ei olnud küll nagu Jumal, see oli ühel teisele puuslikule, see oli küll mingi Jumala optsioon. No ütleme, Jumalad ongi nagu võib-olla selline eelmine mudel, et nüüd on Kaja Kallas, enne seda oli Jumal. Ja. Et keegi ikka on tähtis ja oluline, kellega tuleb seda ühendust nagu pidada, muidu läheb halvasti. Siukste tüüpidega ei maksa nagu ülbitseda. Hästi läbi saada, tänusöömaaegu korraldada, kiita. Mis siis nad korisevad, aga me ei tea, kaua nad korisevad. Nii kaua, kui ei ole ära korisenud, nii kaua tuleb ikkagi kiita. Tuleb kiita, jah. Ja teha väike ohverdus. Ja. Aga siin on veel sedasi, siin on üks huvitav koht on veel see, et mütoloogilised kehakatted, aga seda me räägime pärast edasi, aga nii et nagu selle jõulu kontekstis. Nääri kontekstis. Nääri kontekstis on meil peas mütsid, näärimütsid. No jõulud, see on teine teema, seal on, vaata, see on kunagi, vaata, see Vanas Roomast oli ju see, ta oli Saturnile pühendatud. Saturnaalia oli. Siis oli lõpus, see oli selline nagu klounaad või stand-up natuke, see on see nalja. Need orjadele pandi isandate riided selge. Lasti lahti selle. Tänavale kõik naersid. Vaata, kus kloun on ja vaata, mis teeb jälle. See on hea. See oli lõbus, aga tänapäeval ei ole niimoodi. Et palgavaene saab siis Kaja Kallase kleidi selga panna nosu täis tõmmata, aga see ühel päeval aastas. Saturni komme on ära kadunud. Ja, aga piiblis ka polnud ju alguses seal midagi mainitud, millal see Jeesus Kristuse sünd oli ja seal algvariandis vist polnud midagi või? Aga minust seal ka ikka kellaaega ja kuupäevaris täpselt nagu ei ole. Kui enam vähem, ega see polnud ka nii tähtis. Aga jah, kõik, mis nagu üldiselt... Kella polnudki inimest, oli saanud ka öelda, millal. Lõunapaiku kuskil oli või talvel. Aga jah, kõik, mis nagu jah, seda nagu Saturni ja seda ongi, et see üldiselt ongi siuke paras selline satanistlik tegevus ja tänu tumedatel jõududele pühendatud. See Saturn isegi sümbolina ta on must päike ju. No kui tumedad jõud on olemas, mis sa siis teed nendega? Üks asi, et ei tee väljagi, aga ega see ka lasti ei lõppe sul. Ei lõppe muidugi. Teine asi, hakkad nendega diili tegema jälle halb. Mis sa vaene hing pead siis tegema? No siis tehtigi klounaadi, et nagu midagi nagu teeks, aga päris tõsiselt ka ei tee. Seal sellised orjad ja lihtrahvas siis möllavad, tõmbavad viha enda peale, kui midagi halvasti läheb. Ja, aga ütleme, lähme nüüd selle nagu nääride juurde nagu lähemale, et seal. Näärid on siis nagu selline, mis ta siis on, et jõul on nagu Jeesuse sünnipäev, aga näärid on pööripäev või? Näärid on, võtame kohe lahti. Et see on astronoomiline tähtpäev. Meil on ajaloolis religioosne. Nii, loeme selle definitsiooni ette. Näärid on Eestis aastavahetuse aeg, mida tähistatakse vähemalt keskajast. Keskajast. Nii, selle ajaga on seotud omapäraseid kombed nagu näärisoku jooksmine ehk sokutamine. Nääride nimetus, tähistamine ja kombestik viitab selgelt Skandinaavia päritolule. Nii. Nimetus on tulnud arvatavasti Rootsi sõnast New Year, uus aasta. Võimalik on nimetuse pärinemine sama tähendusega
keskalam saksakeelsetest sõnadest Niejahr. Nii, et nõukogude ajal, see oligi teatud see, vaata see... Ja uut aastat postkaartid olid. Ikka, jah. Näärid, jah. Jah. Näärivana käis, jõuluvana ei käinud. Jah, aga siin ongi sedasi, et üks selline näärikodi komme oli sedasi, et ja kes nagu tegelane, mis sinna juurde kuulus, see ongi otsene vihje, nagu ütleme, võtame selle Baphometile, näärisokk. Sarvedega tegelane. Nii, Eestis on näärisoku tava jõudnud Rootsist. Eestis on teada selle tava järgimist saartel ja läänerannikul veel 20. sajandi algulgi. Nii. Jälle Saaremaal. Ikka tuleb sealt kõik, nagu see inimavaratud värgid, kõik tulevad sealt. Sarvikud. Jõulusarvik. Muide, on ju ka mingi krampus, on selline nagu kuradi moodi jõuluvana. Kas me ükskord rääkisime sellest Karja kirikust ka seal, vaata, kus seal oli nendel, seal seda saatana, seda kultuuri on ikka palju. Seda 3 jalga ja mis seal ja kõike. Ja sokuks maskeerunud inimene liikus koos karjusega või üksi jõuluajal ringi ja lõbustas inimesi, puksis pereravast, hirmutas lapsi, pritsis tüdrukuid veega ja kogus ande. Maskeerimiseks kasutati pahupidi kasukat, sokupead. Nii. Habemeks kasutati takkuvilina. Nii. Et ühesõnaga selline saatanlik tegelane oli. Kius, tegi nalja ja kiusas. Saturnaalid olid ka siuke naljavärk ja küllap seal ka kedagi kiusati. Ja, komme ise pärineb eelkristlikust perioodist. See oli seotud surnute kultusega. Inimese hing võis kriitilisel ajal, aastavahetus seda on, võtta looma kuju, kuid samuti on maskeerimine nii tõrjemaagiline kui ka meelelahutuslik tegevus. Ütleme niimoodi, et mina kunagi lugesin läbi selle, see ei ole ainult näärikombed, põhimõtteliselt on Eestis rahvakalender välja antud, ma ei tea, palju tal on 7 köidet või nii, ja üks köide on siis jõulukombed. Aga see jõul kestab seal umbes 2 kuud või seal algab, ma ei tea, kust ja lõpeb, ei tea, kus, ma ei tea, mingitest päevadest, mingite päevadeni ja seal on, kõik on kombed. Seal nagu üks selline, tähistatakse mingit, ma ei tea, seda päeva ja siis seda päeva ja seda päeva, igal pool on oma nagu söögid, oma kombed, oma mingid tantsud, laulud, kõik täis nagu komplekt. Siis mõtled, et kui inimestel iga see asi tuli nagu ette valmistada seal, teha need söögid ja siis, eks ole, käia küla peal võnna kasukas tagurpidi selga või mis iganes, teha mingi tahma Toomas viia kuskile. Et kõik see võttis aega, et millal nad tööd tegid üldse. Et kui mind panna nüüd neid jõulukombeid täitma, siis ma 3 kuud teen ainult nagu tegelengi nagu selle jõuluvärgiga ja võtan laenu, sellepärast, et see kõik maksab midagi. Eks meil on ka tuntud ju vaata see trombivorst ju, et mida siin nüüd. Nojah, aga kõige hullem oli see, et kõik need jõulukombed ei olnud lihtsalt selline, teeme natuke nalja ja sööme kõhu korralikult täis, need kõik olid, kuidas öelda, nõidus või maagia. Ühesõnaga, et söödi head toitu, kõige parem toit oli siis sealiha ja leib, mida hinnati, seda pargiti kõht kõvasti täis, selleks, et terve aasta oleks head toitu. See oli maagiline protseduur, sellega tõmmati nagu sellist nagu küllust ligi. Ja siis lõigati igasuguseid viisnurki kuskile aknalaudade või ma ei tea, akende uste juurde kurja jälle eemal hoida. Et kõik asjad, mis tehti, oli selline nõiatemp, nagu siis öeldi, ja kõik oli selleks, et mõjutada tegelikkust nende rituaalidega. Ja hoida halba eemal ja tõmmata häid asju ligi. Et jõuluaeg on, vähemalt see paganlik jõulukomme, see on ainult puhas nõidus. Et seal mingit kahtlust ei ole, et kui selle pilguga lugeda rahvakalendrit läbi, siis kõik olid nõiad ja kõik tegelesid kogu aeg nõidusega. Ja jõul on väga oluline selline rituaali läbiviimise aeg. See on nali, mis ma saan päris tõsiselt, võtke ise see rahvakalender, mul kindlasti siin on kuskil ka mõni rahvakalendri köide, aga praegu ei silma. Aga see on õpetlik ja huvitav raamat ja see on kõik ju midagi välja mõeldud, kõik on üles kirjutatud, kuidas see asi käis. Jah, siis on sedasi, et ütleme, et meie need nääri ja need jõulukombed ja need on veel suht leebed sedasi, ütleme, kõik need road ja värgid, aga Island. Oi. Island on jah, see on natukene selline kaugem maanurk ja ilmselt ei ole uued kombed veel jõudnud ja vanad on nagu kauem vastu pidanud, nagu Saaremaalgi, et natuke eemal ja siis kõik, mis pealinnast tuleb, jõuab sinna hiljem ja need vanad asjad kestavad kauem. Et Islandi jõulumehed, et need pärinesid trollidest. Nad olid algselt kollid, kellega hirmutati lapsi. Mingi krampuse moodi siuke koletis. Ja jõulumeeste vanemad olid 2 Islandi kõige hirmsamad mäekolli, Kryla ja Lepalülior.
Oi. Ja nii. Ja... Kas need olid nagu meie Kalevipoeg ja suur tõll siis või mis need olid ka alguses mingid kollid? Ega halb Kalevipoeg, kui Kreutzwald kirjutas selle Kalevsoon, see oli mingi väike vinjett, siuke võib-olla poole leheküljeline lugu, siis seal oli Kalevipoeg oli koll elajas, kellega rahvas nagu võitles ja lõpuks löödi ta kuskil maha ja siis nahk tõmmati seal kuskil orus nagu seljast ära. Sellest naha tõmbamist räägime pärast. Ja, nahk maha. Nahast räägime pärast. Ja mul tuli üks asi meelde praegu kohe selle naha maha tõmbamisega. Seda paneme kirja, nahk maha. Nahk maha, jah. Nii. Ja aga nüüd, et Islandi jõulumehed, et need tegid üsna koledaid tegusid, kuid viimase sajandi jooksul on nad leebunud ja hakanud kandma ka jõuluvana klassikalise riietusega sarnaseid punaseid kuubesid. Aga mis nad siis tegid seal enne? Nii, kuid, no ma ei tea, siin pole nagu väga kirjas, aga koledad asju tegid jah. No mis need koledad asjad on? Inimohver, kindlasti võis olla seal. Röövimine, vägistamine, eks, tule süütamine, riigi reetmine, ma ei kujuta, mis nad võisid seal korda saata. No ikka midagi ränka, ma arvan, kui tasku varmusega tegelenud, püütakse pahasid lapsi ning keedetakse neid elusalt. Kokakunstiga tegelesin sana. Aga sõid ära ka siis need lapsed, kui oli väike, juba patta oli pandud, ära keedetud. Jah, et räägitakse nii hirmsaid lugusid, et näiteks 1746. aastal keelati vanematel lapsi nende tondi juttudega hirmutada. Mis aastal? 1746. 1746, aga mõtle sel ajal, vaata kui on kirjutatud Anderseni muinasjutud ja kõik need klassikalised vanad muinasjutud, mis me teame, õudsed, vägivaldsed, jõledad lood ja sellisel jõledal ajal keelati ära. Mõtle kõik mingisugused tinasõduri lood ja asjad. Üks huvitav komme, mis siit ka praegu just lugesin, on see, et tänapäeval on kombeks, et enne 12. detsembrit panna aknalauale suss ja hoida seda seal 13 päeva. Et kuni jõuludeni käib igal õhtul akna taga üks jõulumeestest ning paneb heale lapsele sussi sisse kingituse. Halvale lapsele paneb aga näiteks mädanenud kartuli. No näed. No see ongi, et see hea, see mädanenud kartuli komme on jälle ära kadunud kuskil. See on üks igasugust surnud hiiri panna. Nii, aga nüüd ma olen natukene neid kirjeldusi, need jõulumehed, need Islandi jõulumehed, et need on mingi stekjastaur. Lambakiusaja käib lambaid kiusamas, aga puujalgade tõttu on ta piiratud liikumisvõimega, et 12. detsembril käib. 13. detsembril käib Giljagaur, lõheluuraja, peitub lõhedesse ja pragudesse, ootab võimalust, et laudast piima varastada. Niisiis 14. detsembril on Stüfur, töntsu on lühike ja käib panna varastamas, et nendelt jääke süüa. 15. detsembril on mingi Vorustleikir, lusikalakkuja varastab ja lakub puulusikaid. Nii, 16. detsember on mingi Potasleikir, pajalakkuja varastab pajast toidujääke. Nagu meil on kaanekangutaja põhjanoolija muinasjutus. Ikka. 17. detsember on Askasleikir, kausilakkuja varjub voodi alla, et sealt puukausse näpata. 18. detsembril on Hüraskeller, uksepaugutajale meeldib eriti öösiti uksi lõhkuda, et magajate und häirida. Nii. 19. detsembril tuleb mingi skürgamur, skürri, see on nagu jogurt, selline asi. Talle meeldib seda skürri jogurtit süüa. Siis on mingi 20. detsember on siis pjüknakräkir, vorsti virutaja, peidab end lae alla ja näppab suitsutatavaid vorste. Nii, 21. detsember on glükkakräkir, aknapiiluja, luurab akna taga, et midagi varastada, see on mingi piiluja siis. No ta ikka varastab ka. Ikka jah, mingi katafefur, uksenuusutaja on hiiglasliku ninaga ja terava haistmismeelega, mida kasutab leiva otsimiseks. Ja 23. detsembril on mingi ketrokur, lihakonks, kasutab liha näppamiseks konksu. Aga vaata, loogika on selline, et alguses tulevad sisse, lakkuvad kaussi ja lusikad, aga lõpuks viivad, vorstid ja liha ära. Aga siin sellega tuleb meelde. Ega ei jäta skürri ka nagu. Ei jäta midagi, et kõik viiakse minema. Aga see tuleb meelde mul see, et süües kasvab isu. Et see aknalauale sussi sisse, nagu see kommi panemise komme. Et see aasta, siin oli üks lugu, oli ka kuskil mingi ka meie siit mingi meedias, et nüüd nagu vaesus nagu kollitab, kuigi öeldakse, mille perest paremini, aga et nüüd on ka, et paljud lapsevanemad, et nad ei saa lastele enam sinna nagu kommi ei saa sussi sisse panna, et pannakse küpsis, ja siis mingi biolauale läheb ka, et läheb selle singi asemel läheb. Kohe plahvatab see masin seal. Et sinna biolauale läheb ka, singi asemel läheb mingi keeduvarst, näiteks doktorivarst ja ongi kõik. No jah.
Nii et nii ongi, ega mina ka lastele ausalt, et seda Kalevi kommi ma küll ei paneks sussi sisse, et need konnamärgid peale puhaga. No. See ma oleks halvale lapsele konnamärgiga. Ja siis on ta ka võib-olla ühel pool mingil ajal. Ega see kohe jalust maha ei võta see konn. No ikka läheb aega natukene, jah. Aga noh, mis me tahtsime veel, et kuna me jõudsime nagu vaata selle naha maha võtmiseni, võtsin selleni, aga siis me võtame sedasi, et on siin veel, loeme lõpetuseks veel, ütleme siin selle saate lõpetuseks loeme sellise asja, mis siin raamatus on Eesti mütoloogia algajale. Nii. Ja mütoloogilised kehakatted. Näiteks siin on selline asi nagu õnnesärk. Et mõne inimese kohta on tänini kombeks öelda, et on õnnesärgis sündinud. Tal sujub kõik kuidagi eriti hästi ja nagu nii edasi. Nii. Umbes üks laps 80 000 sünni kohta sünnib purunemata lootekotis või on tal osa loote kestast jäänud ümber pea või kaela. Seda nimetatakse õnnemütsiks. Et see ei olegi lihtsalt niisama jutt, vaid on tegelikult mingisugune reaalne objekt on ka. Ja. On. Aha. Et õnnesärgis sündinul on eri ravastu juures omistatud imetegevaid omadusi. Sellised inimesel on ettenägemisvõime, õnnesärk kaitseb uppumis surma vastu ja nii edasi. Ajaloolistest isikutest on väidetavalt õnnesärgis sündinud Napoleon Bonaparte, Sigmund Freud, kuninganna Kristiina ja nii edasi. No näed siis. Nii. Vot sellised asjad, mis Freudi särki küll ei tahaks, kui valida oleks. Aga näiteks mingid, kui nagu teistsugust õnnesärgi peale mõelda oli ju sedasi, kui mõtleme selle Graf Monte Cristo peale, see Edmond Dantes, kes ju ka samamoodi näppas seal selle AB-ga selle koti, millega ta pidi sinna mere heidetama ja puges ise sinna sisse ju. Ja siis oligi saiga õndsaks lõpuks on ju. Nii et võib ka sedasi olla. Nii ja naa, jah. Nii, aga vaata need imelikud rõivad kõik, mis seal on mingi selle nahakoorimise teemaga, et kool ja kindad. Kui aga vast sündinul on ainult kool ja kindad, et loote kestad käes, siis seda on peetud halvaks endeks ning sellisel lapsel pole rahva uskumuste kohaselt antud kuigi kaua elust rõõmu tunda. Sellest võib minister saada. Jah. Selle kohas uskumuse kohaselt leiduvad väljendeid leiab ka meie rahva pärast ütluste varamust. Sündides surikindad käes, kelle sündinuse käed üle randme valget sureb noorelt ära. Ja, nii et sellised asjad, siin on muud asju. Sündimine ei ole naljaasi, seal tuleb korralikult teha. Siin on muud asjad ju ka, mis meil on imelikud rõivad nagu küüntest kübar ja 7 penikoorma saapad, aga nendest on nagu kõik nagu kuulnud üldiselt. Aga on vaja, neil on olemas ka. Aga selle nahakoorimisega mul tuli nüüd meelde üks selline lugu. Kas sa tead, mis asjad? Nabrokid? Nabrok? Ei tea. Ei tea või? See on ka jälle Islandi päritolu muideks. Need on inimnahast püksid. Neid on hea teha, pole või õmmelda, lihtsalt tõmbad naha maha ja ongi püksid olemas. See on kusjuures kõige olulisem, et need tuleb kätte saadagi ühes tükis. Ja siis on sedasi, et suurt nagu raha on, aga tahad nagu saada, et siis tõmbad sikutad need püksid jalgaga. Ja siis mingi kuldmündi pead sinna vahele panema sedasi. Pükstesse, jah. Aga kui see hästi, need peavad nagu sukkpüksid ümber olema. Sa pead valima, kelle sa lahti riietad. Püksid veel saaks, kus sa selle kuldmündi. No mõtle, kui näed, kui mingit anunaki kuskil ringi jooksmas on ja püüad kinni, mingi riietad lahti kohe enne. Aga see ei pea ju, et sellepärast sa anunaki ära tapma, et las jookseb pärast kui veriste reitega ringi. Võtab püksid ära, on ka valmis. Kuldmünt vahele ja raha hinna tuleb. No need, ühesõnaga vähe on selliseid saateid, kus saab sellise reaalselt toimiva rikastumismudeli endale. Aktuaalses kaameras sellist asjad ei saa. Seal transvestiidi värki on küll ja veel, aga näed muideks on olemas sedasi, te võite guugeldada, isegi on olemas sellised asjad, näiteks on mingi Nabrok Clothing, mingi Nabrokist riided, mingi sellised firmad on täitsa olemas, et me nagu sellega mingi täiesti sellepärast nad neid inimjahte korraldavadki, sellepärast, see on mingi analoogne, mingi siia Balenciaga kanti või kuskile sinna, see läheb. No me peame saate ära lõpetama, muidu see, ma ei tea, mis jõledused kõik jutuks meil, jätame midagi järgmistesse saadetesse ka. Selle uusaasta ja nääri teema on küll, ütleme niimoodi nagu veits piinlikuks läheb juba. No on siis selliseid kombeid meil vaja, ütleme ausalt.
aga mis siis on, et lõpetamegi saate sellega ära? Soovitame ikka sööge piparkook, ärge hakake nüüd kellelgi pükse jalast ära nülgima, et noh, nii ei ole ilus. Jah, seda ka ja siis on veel üks soovitus on veel see, et kui nagu kuskil sünagoogi lähedal mingi juudi kaupmees pakub teile kalmaarirõngaid sööma, siis ärge sööge neid, ostate, ärge sööge neid, et need pole tegelikult kalmaarirõngad. Täitsa võimalik. Jah, ühesõnaga praktilisi nõuandeid on nüüd antud küll ja veel, nääridele läheme vastu reipalt ja ütleme, püüame sellest kannibalismi värgist hoiduda, kui vähegi võimalik. Ja soovime veel kõigile, et head uut genotsiidi aastat ka. Jah, et genotsiidi haridus ja kultuur jõuaksid inimesteni ja kui ka tehtaks viisakalt ja vähem. Kohtumiseni.